Ja nüüd jätkame hoopis põnevamatel teemadel ning vaatame natuke lähemalt, kuidas valmivad võib-olla erinevad T-särgid, bännerid või üldse, kuidas lõigatakse erinevaid papist kujusid. Ja hetkel oleme me jõudnud siis Kohila paberivabriku live-formaat ja digitrüki poolele. Mida te nüüd kõike siin trükite ja üldse teete ja lõikate? No, tegelikult aastal 2020 saigi loodud see osakond just selleks, et meie pabertoodete tootmisele siis võimu jõudu juurde anda, et klientide vajaduse paremini rahuldada. Ja selleks me olemegi loonud siia siis võimekuse trükkida live-formaat tooteid, ehk et UV-trükis trükime täna bännereid, plaatmaterjale. Samal ajal suudame me kõiki neid töödelda, ehk et lõigata, järeltöötust teha. Digitrükk annab meile hea võimaluse toota väiksemaid koguseid plaiereid, plakateid ja lisaks sellele kõigele toodame me siin T-särke, teeme freesimist, erilõikust, kleebiseid. Nii et kõike, mida klientidel vaja võib olla, suudame ära teha, sest et ei ole ühtegi samasugust tööd. Meie võimalused ongi just need, mis siis aitavad läheneda personaalselt kõikidele küsimustele. Kui kliendil ongi soov midagi endale tellida ja näiteks tal ei ole endal veel disain võib-olla valmis tehtud, siis kas te aitate disaini poolega? Jaa, loomulikult. Meil on täiesti kaasamõtlevad kujundajad ja kujunduse taha ükski asi meil ei jää. Ehk et me pakume ikkagi täisteenuslahendust ja sa saad oma toote algusest lõpuni ehk et võtmed kätte. Kuidas üldse teiega nüüd ühendust saada, et kui keegi soovibki endale nüüd näiteks T-särki tellida või soovib eraldi bännerit tellida? Jaa, selle jaoks on meil meiliaadress, kuhu võib kõik soovid julgelt kirja panna ja kui on soov tulla vaatama, kuidas me siin toimetame, siis loomulikult võib ka sellest märku anda. Ja vaatan, teil kõrval on väga äge kuju zebra, et kuidas üldse selline toode näiteks valmis saab või kui kaua sellise toote valmimine aega võtab? Kuna meil on väga võimekad masinad, siis selle trükkimine võtab umbes täpselt 10 minutit aega. Teine 10 minutit võtab selle toote lõikus. Nii et masinad on moodsad ja kiirus on muljetavaldav.